No nii, nagu te teate osad, siis ma kolisin natukene maale ja siis mul on kõrgemat autot seal mõnikord vaja. Otseselt ei ole vaja, aga tunne on selline, et võiks nagu olla ja siis siin ta on. Tegemist on siis, mis mul on siis, Seat Leoniga 2009 aasta ja siin on diiselmootor, on sirge toru. Ja siis on, nagu näha, siin on teised amordid, teised vedrud. Tegemist on Škoda Yetiga natukene ja sai pandud jämedamad vedrud ka, et siis kuna Škoda Yeti on raskem, siis nüüd ta on kõrge ja natuke jäigem ja päris mõnus on. Lisaks siin talvel sõitsin ära 16 tolli, 215, 60 talvereffidega ja auto oli juba originaaliga võrreldes oli ta 7 cm kõrgem. Nüüdseks koos nende 15 tolli rimsidega siin on 225, 70, 15 ref ja sellega on auto nüüd 11 cm kõrgem kui originaal. Ja tegelikult Ukrainast tellisin ühed padjad siia ülesse, lift kit'i, mis on pluss 3 cm. Ma loodan väga, et need ikkagi jõuavad kohale, et kui ei jõua, siis nad seal Ukrainas kuskil on. Elagu Ukraina ka siin, ikka elame kaasa neile, et neil on kehvad teed ja mul on kehvad teed ja on vaja selliseid autosid. Originaalis on 77 kilovatti, aga nüüdseks on siin nagu Karel Piiroja siin oma Volkswagenit chipis, siis siin on ka, ma arvan, pluss mingid kilovatid. Nüüd see on juba aastaid olnud see chip, et see töötab mega hästi. Aitäh, Silver! Meil on mustade. Mustade velgede. Et koledad väljad? No veits sellega on ju. Tegelikult oli asi selles, et eelmised olid Taneli väljad ja siis Tanel tahtsin mulle maha müüa. Siis ma ostsin ära ka, olin loll. Aga mulle ei meeldinud. Ja siis ma ostsin endale uued, vaate kui ilusad. Siuksed natuke kumeramad, täpselt samasugused. Tegelikult neil on natukene parem offset kui eelmistel. Ja siis on väike plaan.